Kristjan-Erik Lääne tänase võtab aega, nüüd võtab sammud ja tuleb löök ka ja saadab kindlalt Laguse teisele poole, paneb paremale poole selle palli ära ja Paide saab Pealinna tulles ikkagi unistuste alguse, kui sedasi võib öelda. Hästi, Lutsule pall liini taha ka, sealt on võimalik minna ja teine on õhus, aga Lagus lõppude lõpuks ei saa ikkagi kätte ja sealt tuleb teine ära. Luts teeb üksinda suures pildis selle värava lõppude lõpuks ikkagi ära, sealt kindlasti saab ka sööduandjat kiita, aga see võis Lagusel see pall käte vahelt kuidagi ära kaduda, et vaatame korraks tundus, et Lagusel see pall on juba täitsa käes, aga ei, siiski mitte, lihtsalt ei ulatunud. Et see puude, mis sealt lõppude lõpuks Lutsule ette tuli, siis tuli sedavõrd suure kaarega või väravaist eemal, et ei ulatunud väravaht sinna. Järvelait siis ei oskagi öelda, kes selle paremal äärel leitakse justkui käigud ettepoole, aga üks ikkagi ebaõnnestunult. Ja pall Anieri suunas, siit on võimalik ette ka võtta vasaku jala peale, tulistab ja riisturka, sellel mehel ei ole palju vaja, käed laiali ja siin on tehtud. Tablool on 3 Paidel ja protokolli kirja. Samal ajal teeb United oma 2 vahetust ära. Väljakut lahkuvad number 26 Oostenbrink ja number 16 Fuusu. Nende asemel siis juba mainitud mehed väljakul, aga samal ajal pakutakse meil suures pildis ka Anieri väravat ja eks kui sedasi lööd, siis võid ka käed laiali ajada ja küsida, et kes seda väljakut siia domineerima tuli. Väga puhtalt lahendatud, pall ilusti maha, pisikesed sammud, lõppude lõpuks vasaku jala peale, näisid kaitse ka ei oodanud, et mees sealt vasaku jalaga löögile läheb, samal ajal on kohe veel tuleb, ei kulu üldse palju ja United saab ühe kohe tagasi ja see käis kiirelt, see käis väga kiirelt ja vaht, et võib-olla isegi puhtamalt kui Anieri lahendus rinnaga maha ja Süsala vaju võrku ära, Jarju värav täna puutumatuks ei jää ja me saame siit huvitava mängu ja samal ajal vahetuses sekkunud Bruno Vain näitab, kui vähe ja kui kiiresti on võimalik sai ja meisterlikult lahendas. Frolov võtab sammud, võtab alla ja paneb selle palli ära, meil läheb siin mänguks 11 minutit lõpuni ja Frolov laseb ikkagi fännidele välja. No see loom on välja lastud, seda enam purjesamm on väga kiire, millega see pall keskringi tagasi tuuakse. Need lõpuminutid saavad olema siin põnevad. 3 pealt, aga pall karjatakse auti ära ja Kristjan-Erik Lääne laseb 3 vilet. Lõpetab tänase kohtumise siin pühapäeva õhtul ära ja intervjuuks siin Daniel Luts. Alustuseks saab vist palju õnne soovida, aga ei olnud päris selline mäng, nagu ikkagi enda vaimus ilmus ette kujutasite. Ma arvan, meil oli väga hea seis, 2-0 mees ka, siis kuidagi õnnetud ära lasime. Tegelikult nii väga palju võimalusi olnud, ma arvan, et arvestades seda väljakut tegime hea mängu, et mängul oligi niimoodi pikaks minna, et mitte hakata ehitama endaga hästis ja ma arvan, et lõpuks töötas, meil oli palju võimalusi, kahjuks lasime 2 väga lihtsalt ära ja õnneks võitsime selle võidu ära. Kui sa väljakut juba ise mainisid, siis jään sinna kinni, et tänane väljak, vaatasin, et oli kehvas seisuolus ära märgitud, aga kui väga see väljak täna ikkagi Pitseri mängule jättis? See on siuke rahvaliiga väljak ikka, et pole veel kunagi sellise peal Eesti Premiumi saanud mänginud. Aga et vähemalt tegime oma töö ära, läksime pikaks ja võitsime ära ka, nii et kõik korras lõpuks. Et mängupildilt selline pikk pall oli ikkagi suuresti väljakust tingitud? Jah, harjutasime seda ja töötas ka. Kui sa oma väravast pisut räägid, kui palju seal õnne oli? Kukkus päris hästi lõpuks ette? Sellise väljakuga ongi väike Eesti tribla, et ka Lagu siis luges valesti olukorda, et pann läks õnneks mööda, aga töötas, tuli ära.
No mängu alguses ise ütlesite, et 2-0 eduseisust oli justkui hea olla, need 2 värava saite esimese 15 minutiga kätte. Mis peale seda juhtus? Lasime selle ülikerge, tegelikult 3-0 ees, me lasime selle ülikerge värava kohe pärast, kohe pikk pall tuli, kohe lasime 10 sekundiga värava, et siis pärast seda äkki sai mingi tuhhi kätte. Sama nagu kurb penalt tegelikult, et kuidagi käed olid laiali, aga jah, eks see selline see jalgpall ongi. Kuidas sa tunned, kas esimene poolaeg ja võib-olla ka siis 3-0 pealt oli mäng ikkagi suures pildis teie käes ja peale seda teie kolmandat ja kiiret vastutulemist läks see mäng pisut nii-öelda käest ära? Ma ei tahaks öelda käest ära, lihtsalt oligi see, et lasime selle õnnetu ära ja said selle fännidel ka tuhhi kätte ja eks said kuidagi motivatsiooni juurde, peaks veidi paremini ka mängima. Jah. No tõite fännidel igastahes melule üles Tarmo Kingile ka kergelt vererõhu võib-olla üles, ütles, et mängu lasete lõpus keeruliseks, et ma ei tea, kuidas ise selle mängu suures pildis kokku võtad? Ma ütleksin niimoodi, võit hea, kõik hea, et saime selle 3 punkti tabelis, ma arvan, see on kõige tähtsam, et teeme oma järeldused sellest ja eks õpime ja järgmine paremini. Siit siis võidukalt edasi. Suured tänud. Aitäh sulle, Daniel. Andrei Frolov ka koheselt meiega Unitedi poole pealt liitumas. Sulle vist õnne päris soovida ei saa, aga lõpus tegite ikkagi mängust mängu. Jah, võib tõesti öelda, et õnne ei saa, et eks üritasime kõigest vähest seda viiki välja kraapida siit, et oli küll õhus, aga kahjuks ei suutnud. Alustan sinuga ka suuresti ikkagi väljaku küsimusest, et kui suure pitseri see väljak tänasele mängule jättis? Ma arvan, väljak oli väga hea, ilus roheline ja pall liikus väga hästi, nagu te nägite. Ei no tegelikult loomulikult mitte, et eks siin on inimesed palju vaeva näinud ja on kõrvalt nähtud, kui palju on pingutatud, aga jah, kahjuks tõesti päris üks jalgpallikonditsioonist see veel ei ole, eks kõik nägid, et aga ma isegi kartsin, et võib tulla veel hullem see Madin, et oli niisugune teistsugune, ma arvan, mõlemad meeskonnad on sellised, kes tahavad palliga ju mängida ja mõlemad pidid leidma endas selle tänava jalgpalli iseloomu täna üles ja kokkuvõttes ma arvan, oli niisugune tempokas palju võitlust, et ütleme, et selline teistsugune mäng, aga võib-olla pealtvaatajale päris huvitav. Aga hea meel murul tagasi olla? Ei, loomulikult, et pehmem ikka natuke joosta ja eks seal Sportland Arenal on juba piisavalt mängitud, et hea meel muidugi. Tuleme mängu juurde ka. Esimese 15 minutiga võtsite 2 tükki tagant välja, et üllatas Paide teid kuidagi, kuidas see mängu alguses edasi kulgis? No, ma arvan, et mõlemal meeskonnal on üpriski sama plaan, et kiiresti see pall sinna ette viia, et aga kahjuks tuli see niisugune võrdlemisi rumal penalti sealt kohe algul, mis nagu lõi selle rütmi sassi ja esimene poolek me ei suutnud väga hästi nagu sinna mängu sisse tagasi saada, et vajusime liiniga liiga alla ära, see oli see, mida me ei tahtnud ja teine poolek seda proovisime parandada, et olime suuremate jõududega üleval kogu aeg ja pressisime intensiivsemalt, et siis saime tänu sellele ka mängu tagasi. 3-0 pealt leidsite oma sellise mängurütmi justkui üles ja saite 2 üsna ikkagi kiiret äravat, võib öelda, et kätte, 3. ei olnud ka väga kaugel, et siis läks mänguks? Ei, läks muidugi mänguks, et et vahetusmehed tulid ju kohe, vist oligi ju järgmine rünnak kohe peale seda 3. väravat tuli kohe meil 1 tagasi ja õnnestus saime penalti ja oli mängu, jah. Küsin, et mis siit täna kaasa võtta, et väljak pani küll pitseri, aga mis tänast mängust kaasa võtta? Ma arvan ikkagi üldiselt see iseloom, mida meie mängijad ka nagu näitasid, eriti siin teisel poolajal, et oli näha, et me andsime endast parima, täna kahjuks sellest ei piisanud, aga ikka, et super tõmmestelt. Küsin sult lõpetuseks, et kuidas vana koduklubi vastu mängida oli, et peale penaltit looma sisse jätma, vaatasin. Ei, ikka on eriline, aga ma kõige suurem fänn selle vastu ei ole, et eks endise klubi vastu ei tähista, et ma arvan, et kõik teavad, et ma respektin Paidet nagunii, et aga praegu ma mängin Nõmme Unitedis ja meile väravad on tähtsad ja saame selles suhtes, et tähistad ikka. Aitäh sulle, Frolov, ma soovin sulle edu, jõudu jaksu! Aitäh!